Toon välja 4 teemat, millega noored veebipolitseiniku poole pöörduvad. Esimeseks teemaks on küberkiusamine. Kui sind küberkiusatakse, siis jäädvusta, blokeeri, raporteeri ja räägi. Jäädvusta endale materjal, kui sind küberkiusatakse ja jäädvusta endale ka kiusaja profiil. Blokeeri kiusaja, raporteeri postitust ja räägi vanemaga või mõne usaldusväärse täiskasvanuga. Teiseks teemaks on andmete jagamine. Kui sinu andmeid, näiteks nime, pilti, telefoninumbrit või elukohta jagatakse ilma sinu luba küsimata internetis, siis jäädvusta, kes jagas, kus jagati ja mida jagati. Räägi sellest ka oma vanemaga või mõne usaldusväärse täiskasvanuga. Kolmandaks teemaks on häkkimine. Häkitud konto puhul on oluline taastada ligipääs, üritades parooli taastada. Teavita olukorrast keskkonna moderaatorit. Kui seda on endal raske lahendada, siis on sulle abiks ka vanemad või usaldusväärne täiskasvanu. Ja ka veebipolitseinik. Mina veebipolitseinikuna olen palju noori aidanud. Neljandaks teemaks on seksuaalne väärkohtlemine internetis. Kui sind on internetis seksuaalselt väärkoheldud, räägi kindlasti täiskasvanuga, keda sa usaldad. Sul on ka võimalus helistada lasteabi telefoninumbril 116 või kirjutada lasteabi.ee vestlusaknasse. Saad info anda ka anonüümselt. Selliste olukordade puhul on kõige olulisem, et sa ei jääks murega üksi, sest tegemist on tõsise olukorraga, mis vajab lahendust. Loomulikult võid pöörduda ka veebipolitseiniku poole. Pöördu veebipolitseiniku poole, kui soovid politseilt nõu, kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi, kui soovid saata politseile vihjet või teadet, kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all, kui oled sattunud kiusamise või ahistamise ohvriks, kui soovid teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest.